Ma esmalt küsiksin, kuna soja ei ole Eestis väga nagu traditsioonidega kasvatusliik, kuidas te üldse selleni jõudsite? Mina otsin rapsi asemele mingit head kultuuri, kus oleks vähem taimekaitsevahendeid ja väetisi. Sealt see uuring pihta hakkas ja Jõgeva sordiaretuse instituut, või nüüd on ETKI, see tegi edumaa juba ette, et meil ei olnud väga palju lulletada siin, et jalgratast ei olnud vaja leiutada ja siis nii see asi on läinud siin. 3 aastat oleme soojad proovinud teha. Kas sellega alguses seondus ka mingisuguseid raskusi või asju, mida te ei osanud ette näha või planeerida? Eks me õpime iga aasta. See aastagi on niisugune õppimise aasta, et see aasta sai kile alla pandud, et toome Eesti kevadet 1 kuu võrra ettepoole. See tähendab umbes, mis ajast me räägime? Aprillis saame juba külvama hakata, et paneme kile alla ja üks Iiri tehnoloogia on, et proovime seda. Ja see on ka õppimise variant praegu, et ka me ei tea, mis see tulemus tuleb. Kas ütleme selle aretuse tagajärjed või see, mida te olete proovinud teha, kas see on viinud sinnamaani, mida te lootsite või on olnud ka mingisuguseid ootamatusi? No, tegelikult oli see sort laulemaa juba olemas, et meie lihtsalt külvame ja proovime edasi seda paljundada. Et meie teha on siis kasvatamine praegu. Kui te võrdlete Eesti ja ütleme välismaa sojakasvatust, mille kohta on müüte palju, eks ole, et kuidas eestlane on vastu võtnud ja kuidas te need müüdid ümber lükkate? Ega neid müüte väga palju ei saagi olla meie Eestimaal kasvatatud soojast, et see on nii algus, et me oleme biotäiega alustanud selle seemnekasvatusega, et ega neid müüte väga palju minuni ei ole jõudnudki veel. Aga ütleme läbi ajakirjanduse siiski ju käib selline vestlus, et GMO variandid ja kõik need, et kui kahjulik, kui kasulik, selle üle on arutatud palju, eks ole. Et kui palju te ennast sellest näiteks häirida lasete? Ei, mina ei lase häirida, et ma tean, et soojad süüakse üle maailma väga palju, et kui me siin Põhjamaal seda väga palju ei söö, aga see turg on tegelikult väga suur, et ma arvestan selle turuga rohkem. Maailmas kindlasti, aga eestlane on üsna konservatiivne inimene, et kas te olete põrkunud ka sellega, et ei võeta võib-olla seda kultuuri omaks või on teid hästi vastu võetud? Jah, tegelikult ma olen natuke turgu uurinud ka, et ega siin on probleeme selle toitumisega, et on laktoosi talumatuid inimesi ja eks nendele sobib see väga hästi. Ja tegelikult meie see sooja kasvatus jõuab tegelikult valgeliha tootmisele, et kanaliha ja siis sealiha. Et see oleks see väljund tegelikult. Võib-olla see inimtoit ei olegi see lõpptarbija meie jaoks, et pigem läbi liha seda suunata, et Eesti loomakasvatajad toovad väga palju sooja siis seda sööta sisse, et need on hästi suured kogused, mida võiks tegelikult Eestis ise kasvatada, et meie oleme mõelnud selle peale, et see loomasööt tuleks otse Eesti põllu pealt. Kas te oskate ka öelda, mille poolest Eestis kasvatatud soja võiks olla parem kui see, mida te just kirjeldasite, mis välismaalt on tulnud? No, kõige tähtsam on, et ta on GMO vaba, et see on üks märksõna, mis Eestis ja mujal maailmas lööb läbi kindlasti, et see Eesti sort laulemaa on GMO vaba ja sellega me tahame maailmas ka rinde pista. Nii et põhimõtteliselt teie ambitsioonid on ka Eestist ikkagi väljapoole suhteliselt palju? Jaa, kindlasti. Eesti turg on väga väike. Et kui me ikka selle siin sooja kasvama saame, siis väljapoole ka ikkagi. No kui suur see turg umbes võiks olla? No Eesti on väga väike kasvu poolest, et siin tehased plaanivad, üks väike tehas on Eestis olemas, kes on sooja nimeline, et see toodab 60 tonni aastas, laseb läbi nagu sooja seemet, see läheb inimtoiduks. Ja selle toodangut oleme me ise proovinud ja meie toodangut kasvatatud põllu peal on ka proovitud, et see töötab ka seal. Aga tehaseid on Oru näol on tulemas üks uus tehas, et sinna läheb päris suur kogus tulevikus, et meie olemegi nagu selle tehase seemnekasvatajad, nagu, et proovime selle seemnekasvatuse käima saada ja küll siis teised kasvatajad juurde tulevad. Kui suur teie võimekus võiks olla, palju te jõuate toota? No, meil on talirapsi all on 400 hektarit. Et seda ma olen mõelnud, et see võiks sooja all olla, et vahetaks talirapsi ja rapsi üldse sooja vastu. Et see on meie praegune suurus, meie ettevõttel. Mis poolest sojakasvatus erineb teistest põllukultuuridest, et milliseid nüansse siin võiks olla, mida te olete pidanud juurde õppima või millega peaks inimene, kes kasvatab soja, arvestama? No, umbrohud on üks siuke teema, millega võib-olla algul on päris raske hakkama saada, aga saab hakkama ka, isegi mahedasse äkkega saab hakkama.
ja on umbrohutõrjevahendeid ka olemas, millega saab hakkama, et see võib-olla on algul, mis on raskem. Aga väetist on vähem vaja ja üldse herbitsiide ja pestitsiide on vähem vaja, et sellega on kindlasti lihtsam. Ja kindlasti see koristus, mida me praegu näeme, et see sügis on 2017 on kuu aega hilisem kõik, et see on natuke raskem teema praegu. Aga me saame hakkama, et praegu vili jookseb. Mida te veel võiksite kokkuvõtteks või lõpetuseks öelda, et miks tarbijad peaksid eelistama teie poolt toodetavat kaupa või toodangut? Et ma saan aru, et see on tegelikult nagu tulevikumuusika, eks ole? Ja, no kindlasti GMO vaba, et kindlasti Eestis toodetud. Kui sa kuskilt mujalt soojat ostad, siis see võib olla GMO-ga kasvatatud nende sortidega. See on kindlasti üks pluss. Ja ikkagi kodumaine, et meie ei kasuta nii palju pestitsiide, et see on küll kindlasti eelis siin Eestis, et see võiks puhas toode olla. Et pikemas perspektiivis või ütleme nagu laiemalt mõeldes ka globaalselt ennustate suurt tulevikku sojale kui ütleme kultuurile üleüldse? Jah, ma arvan küll, et kogu Euroopa tegelikult otsib niisugust kultuuri, mis oleks vähem energiamahukam ja siis pestitsiide läks vähem. Mineraalväetisi läheb kindlasti vähem. Peaaegu nulltase on lämmastikväetistel. Et see on üks Euroopa suur märksõna praegu ka. Nüüd me räägime suuremas plaanis ka keskkonnasäästlikkusest. Jaa, kindlasti. Me ise toodame ka keskkonnasõbralikult. Et me oleme kogu aeg turutnud seda keskkonnasõbralikult, et see töötab praegu.